Pohhui. See sai läbi. Tõesti. Šurs, bled. Davai, bled. Veel. Дай мне. Puhka. Hello! Täna oleme väga ägedas saalis. Me oleme Peterburi maantee 38. Me oleme Iron Fit Tallinnas ja me ei ole üksi, vaid me oleme siin Pavel Ivanoviga ja Pavel on meil treener, ta on meil võistleja, tal on 20+ aastat kogemust, ütleme niimoodi. Siit kogemus. Aga ikka. Ja täna teeme siis tema kodusaalis. Teeme Paveli kava järgi. Täna meid ees ootab rind ja õlg. Ja ega siin ei ole midagi muud kui sõna Pavelile. Kuna kevadel tuleb mul järgmine hooaeg, et mille jaoks ma teen praegu ettevalmistusi ja tavaliselt ma teen pühapäevatrenni HC Gymis, aga täna oli otsustatud, et teen trenni kodusaalis, aga minu treeneri kava järgi. Seepärast peame olema paindlikud ja arvestame sellega, mis meil on ja püüame rakendada seda meie eesmärgis. Ja palju meil üldse harjutusi või seeriad asju ees ootab? Rinnale me teeme kui palju? Me alustame rinnast, on ju? Jah, me alustame rinnast. Rinnas meil tuleb vist 4 harjutust. Mõned nendega on settidega. Tavaliselt on 12 kordust ühes, mis see seeria või? Ühes seerias, jah. Ühes seerias nagu. Ja tavaliselt on 3 seeriat meil ühes harjutuses, ehk siis need on peavad olema üsna mahlakad, rasked ja vürtsikad. Nice. Et nagu ei hakka siin nagu huinjoi заниматься nagu. Teeme korralikult trenni ja vahest ka lobiseme. Ja õlale me teeme? Õlale me teeme see keskosa, mis mul on täiesti puudub nagu. Teeme 2 harjutust, äkki aitab. Okay. Selge, siis läbi trenni. Nii, seadistas kohe vastu. Valmis meil aparaadid. Ma saan aru, et esimene on meil praegu siis chest press või? Chest press ja siis pärast on liblik butterfly. Me teeme kohe üks ja teine. Korda mööda. Teeme siit press ära ja siis kohe. Harjutus on 12 korda ja siis lähme sinna. Tahan rääkida suuremast reast, mida me tavaliselt kõik teeme. Et meil kõikidelt see surumine käib õlgadel, mitte ridel. Ja õlg võtab enda peale, õla eesosa võtab enda peale suht palju koormust. Ja siin on üks tulemus. Õlg läheb putsi. No, tuleb vigastus. Ja rind ei saa üsna palju koormust enda peale. Selleks peame mõtlema seda, et meil külarnuk, käed ja nibud peavad ühes joones olema. Samas, aga õlad tagant on keeratud nii, et need mitte kuidagi ei lähe töösse. Ja iga sooritus meil on koos venitusega. Et iga kord meil on venitus, suur venitus. Kui venitust ei tule, siis nagu jama. Teeme rahulikult. Külarnukid lähevad mul laiali. Jälle venitus, surumine. Ja surun nii, et mul õlad jäävad paika. Mitte kuidagi nad ei lähe lahti. Selleks, et nad jääksid paika veelgi paremini, mul tagumik läks ette ja siis mul üks ainult punkt, mille peale ma toetun praegu. Need on õlad. Ja mitte kuidagi nad töösse minna ei saa. Ma mõtlen praegu pigem selle peale, et mu tiivad tagant ei läheks lahti. Ma toetun nende peale. Ja rind on juba sekundaarne. Ja siis sa nüüd tuled otse kohe. Jah, kui sa annad mulle pausi, siis ma teen siis pärast nagu samamoodi. Ja see on sama, mis ka mina räägin. Venitus, muidu lihas ei hakka kasvama, seda pisikest lilu ei ole mõtet teha. Samamoodi tagant
Ja даже ma isegi teen. Suurema amplituudi. Tagant tiivad kokku, rind välja ja käed juba praegu veenitatud. Aga siin sa teed ikka nii nagu lendamises, sa paned siukse väikse nõksu sisse, et sa hoia käsi hästi sirgelt on ju. Ei hoia sirgelt, siis see külanik läheb pingesse. Samas õled praegu mitte kuidagi töösse ei saa minna. Siin on kohe näha, et kogu töö läheb siia keskele. Ja õla ja siit küünanukid laiali. Ja. Ja teeme 8 korda. 12. Oi, 12. Juba viilinud risk. 5. 6. 7. 8. Ära viska neid lõpuni. No, see mitte sirgeks. Väike nõks sisse. Ja. Et kui sul käsi on sirge, siis külarnik võtab enda peale kogu see koormus ära. Ja sul ligas on täiesti nagu vaba. Tagant tiivad kokku, rind välja ja. Siit eest kokku saada käed või niimoodi? Aga samas kui õnnestub, ei tasu nagu kallistada. Kui õnnestus, siis jääb nii. Ma siis tulen appi. Loobis seda kaamera peale. Kas? Vot praegu ongi see, mida ma olen sulle praegu rääkinud. Tee. Et kui käsi on sirge, siis külarnik võtab enda peale koormust. Ja siis rind puhkab. Sul praegu rind on pidevalt pingeos, mis on õige. Aga siin on see, kui jõuad nagu praegu, et võib ka siukse tempoga teha. Sa pead ära kiirustada. Kõik need harjutused peavad vastiku tulema. Ja mitte raskuse pärast, vaid tempo ja tehnika pärast nagu. Ülarno. Ülar. Haigus. Tiivad kokku ja... Tubli.
siin on mul sulle kohe üks küsimus. noh, Kas siin on õigem teha nii, nagu nüüd sina teed ja õpetad? Kas sa oled siin ja sa jätad siit selle kumeruse niimoodi või kui sa tõid siit kokku, siis sa teed sellise? mitte, Mis vahe neil on? vahe on üsna suur. Et nagu kui mina hakkan kallistama, Just. õlg läheb ette, siis õlg võtab endale terve koormust. Okei. Miks ma istun nagu mingi patsan nagu ei ole. Tegelikult peame istuma nii, et nagu sul nii tagumik kui ka rinnaosa nagu peavad nagu paigas olema. Siin mul käsi nagu vabalt saab nagu läbi. Mahub nii-öelda vahele sinna. Samas, kui sa teed ja ühe korra nagu ei jaksa. Ja mis sa hakkad tegema? Hakkad seda tegema. No see on see, mida me näeme, kõik paljud teevad. Ja ta teebki seda nagu. Ma sind ei hakka kallistama, see on vale teema. Seepärast ma istun tagumik veits ette ja mul pole võimalust kallistada. Et ma olengi siin pinges ja mitte kuhu. Ja siis sa töötadki ainult puhtalt rinnaga. Sa ju, ma praegu teen niimoodi. Või teen niimoodi. Vahe kohe näha. Kohe näha nagu. Mõt nii lapsed, jätke meelde. Jaa, sa ei pea. Üks, viim, nüüd väiksed. 5 korda, davai, pehle. 1, 2, 3, 4, aita mind reis. Äidile. Teeme aplausi. 1, 2, 3, 4, последний. Tubli. Nüüd on viimane seeria meil, saan aru. Seda harjutust. Seda harjutust, see soojus. Jep, 2. Veditus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Еще раз, блядь! Давай, блядь! Veel. 2, 3, 4. Все, блядь, все! Ёбаный в рот, блядь! Спасибо, братан. Hakkame trenni ka tegema. Ma maksan sulle tagasi. Viimane, Apu, viimane. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, lühikest. 1, 2, 3, 4. Jälle võit.
õled. Ja nüüd, dropset, bratан. Aitab. Отдай мне. Пухка. Давай мы сейчас дропсет с тобой сделаем. Отдай мне. Расслабок. Ну, Максим сюда кинь. Давай. Сейф. 6. 5. 4. Как? Последний? Viimased ma vist teinudki midagi, ma arvan. Võite perses. Õlad. 5, 4, 3. Последний. Hoiad. Rahulikult lahti. Laiali. Täitsa peks. Soojendus sai tehtud, jah. Nii, nüüd on meil siis harjutus Number 2. number 2 on ju. Rinnalt surumine, aga hand lähevad töösse. See harjutus on head tänaseks seepärast, et ma näitan, kuidas see on nagu õigesti sooritatav peab olema. Et jälle nagu meil paljudel, mul nende hulgas ka, ennem läks nii, et nagu õlg võttis enda peale suht palju koormust. Kuna siin on üsna tähtis, kuidas sa hoiad oma käed. Tegelikult surume me ju siit nagu nibudes. Ehk siis külarnuhu meil on 45 kraadi all nagu. Kui me hakkame hantlit suruma tavaliselt, läheb just siit. No, me kõik teeme nii. Ja. Tegelikult see liigub siit. Ja 45 kraadi jääbki meil. See on üsna huvitav nagu asend käe jaoks. Siit meil surumisel triitsa läheb töösse, siit meil õlg läheb töösse ja keskel on rind. Ehk siis kui algusel ei tunne, et nagu pead natukene mängima, et sa saad aru nagu, kuidas on õigemini, et nagu sa pead leidma asendit, et siis sa tunned, et rinnalt surumine ikkagi toimub. Kui tunned, et nagu läheb siia poole, no siis ikkagi õlg võtab enda peale. Nagu pead pidavalt meeles hoidma, et tagant tiivad on kokku, käed on 45 kraadi all ja siit lähebki meil see surumine. Ja jälle nagu surumine, siin on juba, ma ei tea, tõukamine. See ei ole see harjutus, mida me tahame, nagu õlad jäävad meil paika pidavalt. Ja püüan alustada. Kuna esimesel harjutusel meil on juba kõik lihased juba soojaks läinud, et siis see nagu esimene sooritus me võime ta maha võtta ja juba põhimõtteliselt tööd alustada. Nagu ongi nagu alustada nibudel, külarnukid on 45 kraadi all ja tagant tiivad on kokku. Ja siin samuti kätt üleval täitsa sirgeks ei lukust ära. Aga kuidas sa selle saali üldse leidsid? Kuidas sa siia saali üldse jõudsid? Iron Fiti mina isiklikult sain sellest saalist teada läbi sinu. Ma ennem sellest polnud kuulnud, ei teadnudki. Kuule, jah, see ongi selle saali eripära, et nagu tegelikult saal ametlikult eksisteerib. Meil kõikidel on nagu treeneripaberid olemas, nagu lihtsalt meie eripära on selles, et siin saalis saab treeni teha ainult treeneriga.
Üksi sa võid tulla. Üksi nagu ei saa tulla, see on meie eripära. Et tegelikult siin lähedal on üsna palju saali. Ümberringi. Ringi nagu mine kuhu tahad, aga meie eripära on selline. Kui keegi tahab privaatsust, kui keegi tahab nagu mingit, ma ei tea, et kuna me kõik siin üksteist teame, nagu, kui tahab sellist nagu leibkonna, palun väga, kui ei taha, siis... Aga kui tuleb siia keegi vaatades tahab tulla siia saali trenni, kas ta peab võtma treeneri siit või ta võib tulla enda treeneri ka? Nii ei saa, peab olema treeneri ka siit. Ja, see... Super, väga hea. Ära suru neid kokku. Ja võt punktid, kuidas sa pead need viima. Võt praegu puhkad. Ja, et kui sa oled üleval nagu ja puhkad, siis rind nagu ka pinges ei ole. Oma võistlus karjäärist või karjääridest. Et millal sa alustasid, kaua sa oled seda teinud, mis on enda jaoks paremad võidud või milestone'id, saavutused, eesmärgid? Kui ma ei eksi, siis alustasin mina 8 aastat tagasi, ehk siis meil praegu on 8. hooaeg. Ma ei ole selline super tippsportlane, kuna ma leian, et mu jaoks on ka elus palju huvitav teisi asju. Mis klassis sa võistled? Mina võistlesin ja võistlen klassis men's physique, ranna fitness, kõige nagu lebam, kõige nagu pehmem meie maailmas, aga samas tänaseks NPC võistlustel on sellised suured vennad, et ma olen nagu väikestes nagu. No kapsa kartuli puhas. Ja. Et olen ennast proovinud klassikfisik kategoorias, aga seal jalad mängivad suurt rolli. Men's füüsikis sellega on natukene... Pikad ranna shortsid jalga ja kaetud. Ei, no samas tänaseks shortsid on juba ennem on nagu... Ikka põlvini, Praegu on juba selles, et ma võin näidata, et ma kurat olen ikkagi midagi talvel teinud. Et nagu shortsid juba veits mängivad. Iivad tagant kokku, käed on 45 kraadi all. Aga miks siin sina teed ja ütled, et mitte kokku, vaid siit niimoodi jääd hoidma õhku? Kui me paneme neid kokku, siis me puhkame. Samas meil rindlihas peab pidevalt koormuse all olema. Pinges? Pinges, jah. Ei ole mingit puhkepausi või ma ei tea. Et pidevalt peab toimima kisa. Kes aitas mind pidevalt isegi, kui ta oli rase. Kallikene, kallis, tule palun appi. Kõige suurem treener ja boss tuleb. Igal suurem mehel on oma... Ja, õige. Nii räägi. Pead mind toetama, kui ma küsin. Treener saabus kohvitassiga, nii nagu peab. Veel. Viimane. Ise tahtsid. Siin saalis on üks huvitav tähelepanek, mida ma nägin kohe, ma sisse tulin. Kas arvad ära, mis on, mida ma mujal saalides
hetkel ei ole väga täheldanud sellises mastaabis. Siin, sinu saalis, kodusaalis on üks asi. Üllata mind. See on üks asi, mida ma ei ole mujal saalides Eestis, nii palju kui ma olen käinud, näinud. Võib-olla kuskil on väikselt formaadis, aga niisuguses suuruses ei ole. Kas sa arvad ära, mis su saalis on? Peegli või? Ei. Sibula lõhn või? Ei, sa võid ümber. No ütle, nagu ma ei ole. Eesti lipp. Jaa. Kule, mõtle pealtmedi. USA-s iga pool on kõik uhkud, Eesti, Mehhiko, kuradi, mis iganes, Espanjol. Et meil võiks seda kultuuriga rohkem olla, siin võiks ollagi. On lipud kõik näiteks treenerid või kes käivad või kes võistlevad. Kule, mul on selgitus sulle, kuna me tavaliselt käime võistlustele Lätis ja Leedus. Ja tegelikult meie klubi pluss mingid paar venda, nagu üksikud vendad, nagu ongi meie tiim ja me oleme juba kuradi Eesti võistlud. Ma saan aru, isegi kui sa kasutad võistlustel, siis see on juba suur asi, mitte sa pane seda kappi, vaid ta sul on siin üleval. Ja minu pärast siin võib olla ka kõikide teiste võistlejate maade lipud, aga lihtsalt see on minu meelest hästi lahe, et jõusaalides on üleval lipud. On nad suured ja väiksed formaadis. Et see tegelikult on väga siuke, nagu positiivselt nagu vau, et... No kurat, me elame ju Eestis, ongi meie kodumaa. Imelik, et Ivanov räägib seda, aga nii ongi nagu. See on väga lähe, see on väga lähe. Meil on tegelikult saame ette, hakkan liikuma. 3. harjutus, lendamine, tross, kaabel, kuidas iganes sa kutsud seda. Ja, mis lõpuks tuleb välja? Lõpuks tuleb välja, jälle tuleb see kuradi kallistamine ja sul õlg läheb välja. Ehk sa pead keskenduma selle peale, minu jaoks, olgu, ma olen loll, nagu ma ütlen nii. Minu jaoks on üsna keeruline hoida meeles, et nagu mul tagant tiivad peavad kokku olema ja samas ma pean nagu kuradi kaablit suruma. No, come on. Ja kui on tavaliselt mingi, selles on mingi, ma ei tea, toetus, kas ma surun lamades või teen seda istudes, mul ikkagi tagant midagi on. Siin mul midagi tagant ei ole, ma pean nagu kunstlikult need tiivad... Kokku lükkama nii-öelda. Vastik. Seepärast me proovime lendamist, aga meil tuleb toetust toetamast pinnaga. See tähendab, me toome siia pingi, kuhu vastu me toetame. Kaldpingi siis. Siin on siis natukene seda hoida ja meeles hoida. Kaks tähtsad asja. Selgitan. Kui ülesse? Kolmas? Läks? Nii. Üks veel. Kolmas. Minu viga. Valesti selgitasin. No ega sa pead ütlema mulle värvidega. Roheline või kollane või punane või? Tegelikult, kui ma töötan treenerina, ma pidevalt hoian meeles, et mina valesti selgitan, mitte see, et nagu klient ei pea mõtlema. Minu teema on selgitada. Tagant hoiame tiivad kokku ja nagu mehed, suured mehed teevad, see nagu most muscular või HP-d nagu. Poseerimislaval. Ja ma püüangi nagu samamoodi nagu hoidma. Ja kui ma lendan laiali, ja kui on näha, et mul õlg läheb üles, õlg läheks töösse, nagu õlad peavad mul nagu paigas olema. Kuidas siin on suhe selle raskusega, et kas sa ei ole tähtis, et sa võid panna ka ploki põhja teha? Nii, ikkagi kõik vastavalt õigele tehnikale. Ma praegu teen rahulikult ja vaatan peeglisse, et ma saaks vaadata, kas mul õlg liigub või ei liigu. Pean meeles hoidma seda asendit, mis on mul maksimum, et rind ainult töötaks. See oli praegu soojus ja püüdsin selgitada. Tegelikult sul see siin joon, kus sa näed, et see hakkab liikuma, see tähendab õlg läks töösse. Tšau.
nüüd Pavel saab näidata oma treeneri oskused, ma pole mitte kunagi seda harjutust sellises stiilis teinud, proovinud, nii et mul pole õrna aimugi, mida ma pean tegema. No ma tean, mida ma pean tegema, aga kuidas ma seda teen? Nii. Kas see siit üle... Kuhu sa viid neid on siis siin? Jah. Ja pingutad neid. No, õnneks läbi särki ma näen, et rind ja siit ma pean nüüd... Küll on nüüd laiali. Voo, paihkali. Alla. Jah. Alla. Jah. Ära kiirusta. See peaks vastik olema. Alla. Ta on juba vastik. Fuck you. Ylät ei lähe ülesse. Alla. Alla. Nii. Niimoodi võib saada isegi suureks ja tugevaks ju. Ühtest laiali ja... Alla. Alla. No nii, kommenteeri sooritust. Pink sa pilgu all vaatasid. Kõik oli korras siin nii kaua, kui ma näed, sul see nagu tagumine õlg läheb üles, siis nagu õlg hakkab teenitama ja sooritamisele õllast lähebki nagu. Что же видно было? Нормально. Mida ma nõuan su käest esimesest korrast? Jep. Tuleb. Mõla maha poole, mille edasi tööta reis. Jah, lähed seimi ja sellega tegelikult tõmmet tegema, siis saad aru. Tuleb. Jep. Nii, nüüd liigume edasi õla juurde. Õlade keskosa on kuradi selline, mis on meil koormuse all, kõik need tassid, mis me teeme päeva jooksul, tõstame, tassime, mis iganes, mis me teeme, läheb meil läbi lõõga. Õlg on nagu üsna vastupidav nagu lihas, mis vajab nagu koormust pidevalt igasuguses variantis, ka suured raskused või siis korduste tehnikad, kõik see nagu mängib rolli, sellega tuleb mängida. Kahjuks seda, mis ma olen tavaliselt teinud treeneriga, me täna ei tea, aga teeme väikse varianti sellele. Me teeme õlale praegu 2 harjutust. 2 harjutust korraga. Ja see ongi kogu õla. Tuleb, üks on nagu soojendus ja 3 tööseeriad. Ja üks huvitav harjutus koosneb sellest, et me teeme nagu kõik mõtlevad trapetsilihast, aga tegelikult püüan selgitada, et meil see küljeosa ongi nagu selline. Ma teen praegu
külje. Aga kas ma võin seda ikka niimoodi teha? Võin küll. Noh, mul see ju liikumine säilib. No kui sa teed seda samat asja ette, siis sa võtad siit. Aga kui sa teed siit niimoodi. Kui mul käed on nagu laiali. Siis saab ju nii-öelda see keskosa. Jaa, ma teengi keskosa. Käed on üsna laiali ja õlg pessast ei lähe välja. See ei ole see harjutus. Õlg on stabiilselt. Mina aga nagu testnud käid. Ja säilib. See on esimene osa. Ja siis? Teine osa klassika, hantlid. Valime raskuselt niimoodi, et ma suudaks siin teha 15 korda, siis lähen hantlide peale, siis teen veel 15 korda. See peaks masendav olema. Kui peale suuritus sul jääb nagu jõudu üle, siis no midagi oli valesti. Ma pean seda... Jaa, ma eisalgu võtan ta maha. Ja 15 kordust, 15. Ja kui see on tehtud, siis tuleb kohe edasi hantlid. Jälle see teema, nagu see lai hakk, sa ei pea neid tõstma, sa pead neid laiali viima. Ja siis paljud hakkad seda tõstmist tegema. Aga sulle tähtsad, et sa need viid laiali. Ja siin samamoodi 15. Jah. Parem õlg läheb üles. Nii, ja nüüd. Kas siin on see kõrgus ka oluline või? Lõpuks sul trapets võtab enda peale koormust. Siis nagu ära tõsta need üles, vii need laiali, et nagu sellest piisab. Kas ta annab tunde küll riski? Mitte midagi, vaid vigastus, muud ei ole. Ära tõsta, lähe. Külm ära võtta, siis saab asja ka. Õnneks meil on praegu soe õues.
Aksel. Jep. Nüüd pead aitama poseerida. Nii. Kõigepealt teeme pitsad. Teeme. Alustad jalgade. Hoiad pinges. Üleval. Ja keerad külakurkud välja. Keerad tuliselt. Naerata, vabandust. Naerata võid ka. Naudi seda. Kõik on juba läbi. Sa oled laval. Peale sellele ma purgin. Pinges. 4 peale lihas. Ja läks räis. See sai läbi. Nii. Paaveli siis kava järgi rindeõlg täna tehtud. Mulle väga meeldis, rind on täis, õla tõmbas jube hästi. Nüüd pigem, kuidas siis treener hindab minu sooritust ja võtab selle kokku. Mul on hea meel, kõigepealt sa tulid siia. Teiseks, mul oli hea meel, et tegime minu kava järgi, millest sa said aru. Ja said aru, milles on kõik need nüansid. Meile vedas, et me ei pidanud täna võtma suured raskused selleks, et õigesti tunda lihaste gruppi, peale meil oli keskendunud üks siis 90-st on või nagu räägib minu treener Sergei, normaalne. Aga midagi, mina sind tänan. Aitäh, järgmise korraldajega, like'i, subscribe'ige ja see you next time.